Priit, mis nüüd siis toimub? No, tšau Marveku asjad. Teeme seekord siis Creole Gumbot. Ei. Suppi hakkad keetma? Ma ei hakka suppi keetma, ei hakka. Teeme gumbo sellise, nagu ta lõunaosa riikides on, et ta on siiski hautis, stew. Ja serveerime ta siis koos riisiga. Ja koostisained on kõik... Hakka kuskilt otsast minema. Hakkame, siin on, ma panen need, jah. Siin on tüümian loorber, mis peab sinna kindlasti minema. Nemad kasutavad veel on cayenne, aga meil on siin Lillisi valmis tehtud Creole Dirt. Ma küsin kohe ette ära, kuna mina olen, nagu ma olen, kõik vaatajad teavad, mis ma olen. Kas tegu on sellisega, kus nagu on 2 päeva valus või? Me proovime siiski teha, et ta oleks, et ei ole. Et saab ka pühkida. Okay. Ei pea tupsutama. Okay. Me teeme ta siiski proovime saada maheda. Et kes tahab teravamad, siis tegelikult alati võimalus on chillit või jahvatatud cayenne'i või mingit niukest nööpnõelu näiteks juurde panna, et saab teravamaks. No meilt leiab ka riiulilt midagi, millega ikka kohe väga valusaks asi teha. Ja. Siis on meil suitsukana. Kuna nüüd plaan tuli ju niimoodi, tavai teeme, loomulikult teeme, siis ütlen nüüd see välismaa nimega vorst Andui. Andui vorsti me ei suutnud siin paari päevaga leida. Siis, ja asendasime selle siis tugeva täissuitsu vorstiga, et anda seda suitsusmekki. Ja läksime natukene kergema vastupanu teed. Ei kasuta värsket kana, vaid juba ka suitsukana, mis annab seda suitsumekki juurde. Loomulikult Argentiina krevetid, suured, uhked. Siis on meil Vikmanis saadud klassikaline kuubikkrabi, ehk siis lumekrabi liha ja siin on ka sõraliha. Tahtsime saada seda päris, seda kuradi kõva elukat, aga saadeti selline... Ma siin juures muidugi ütlen, et see ei ole kohustuslik koostisosa seal. Jah. Selles mõttes, et nad ise ka teevad tihtipeale niimoodi, et see kana ja asjad on juba küll ja veel seal. Aga kuna meie tahtsime just seda seafood teha. Ja ma vaatasin päris paljudes kohtades tegelikult ei kasutata ka krabi, vaid on jõevähid. Ehk siis crayfish, mis läheb sisse. No, eks ta maitset annab kindlasti juurde. Aedviljad, seller, sibul, paprika, küüslauk, tšilli, roheline sibul, petersell. See ei ole tuksi läinud õlu, vaid see on puljong. Mis puljong? Mul on veise ja kana segu. Okei, mis suhtes? 2/3 on veist, 1/3 kana. Kas seda ei karda, sealt tuleb sool ka nüüd siis, on ju? Ta on mul keedetud niimoodi, et ta oleks magedam. Ma arvan, et sool tuleb meil päris palju sellest ja sellest. Ja siis on kõige tähtsam asi. See käis igast retseptist läbi. Vahet ei olnud, kas ta pani nüüd küüslauku või mitte. Siis prantsuse klassika roux. See on siis... See on roux, aga kuna ameeriklased mugandavad palju see asju, kui prantslased teevad seda selitatud võiga, siis ameeriklased teevad seda õliga. Ja selle tegemine võttis mul aega umbes 45 minutit. Siin on 2 osa õli ja 1 osa jahu. Mis jahu? Nisujahu, tavaline nisujahu. Ja siis kuumutad potis pidevalt segades, kuni ta muutub selliseks šokolaadikarva. Ma küsin lolle küsimusi, aga ma arvan, neid võib tulla veel selle protsessi jooksul. Kas kõigepealt paned kuivalt jahu ja ajad seda natuke pruuniks või? Ei, ma panin õlipotti, jahu,
siis hea traatvispel peab olema. Siis traatvispeliga ajasin ta selliseks homogeenseks massiks ja siis keerasin tule alla. Ja alustasin tugevaga, kui pliidi maksimum on 9, panin 9, nii kui hakkas see õli natukenegi käima, tõmbasin ta maha number 5 peale ja segad ja vaatad, kui ta nagu ei hakka värvi muutma, siis paned 7 peale, ei hakka 8, selge hakkas uuesti 6 peale tagasi. Ilge temperatuuriga mängimine oli. Okei, sina kui kokk võiks öelda, nagu mis selle asja efekt peaks olema seal? Selle efekt on tegelikult see, et kui sa seda maitsed ka. Kas seda kannata maitsta või? Jaa. Praadimise maitse on asjal juures. Jah. Ja kui ta teha... Siit tagant tuleb igasugused huvitavaid maitseid. Ja kui ta teha puhta võiga, siis nagu prantsuse köögis, mida ma oma veinikasmetel kasutan, siis lööb sisse ka pähklit, sest see või Kas sa praegu ei tunne kergelt? Natukene taustalt midagi minu arust. Ei, on ikka. Pisut mängib. On, kindlasti on, aga võiga tuleb rohkem. Aga kuna nemad teevad seda õliga, siis me tegime ka õliga ja loomulikult tegime seda siis oil ja rapsiga. Ja ega nüüd suurt midagi ei olegi, nüüd on nuga käima, asjad peeneks ja hakkame siis praadima. Et kuumutame läbi, valame selle, kuumutame uuesti läbi, valame puljongi, paneme maitset ja jätame ta hautama. Üks asi, mida ma olen, nagu sa juba ütlesid, et suitsukana ei pea olema, võid panna tavalise maitsestad selle ilusti ära, teed panni peal, ta pruunistad. Tegelikult on vorstiga ka, ma vaatasin samamoodi, et kui nad võtavad mingit grillvorsti näiteks, nad ise praevad selle läbi, panevad mingit oma maitset juurde. Ja me teeme täna, lähme täpselt samamoodi. Okei. Et see toob seda suitsu ja kõike seda head vorsti maitset. Jälle seda rasva, millest sa siis aedvillad läbi praed. Toob seda, mõlemad annavad rasva nii ehk naa välja ja nii ongi. Kõlab nagu ameeriklased on välja mõelnud ühe väga keerulise roa. Tegelikult on ta ju hirmus lihtne. Tegu moelt on ta ju klassikaline kodune, ütleme siis, ma ei nüüd oskagi öelda, et pajaroog. Jah, kiire pajaroog, mille saad kiirelt ette ära valmistada, aga küpseb kaua. Et nemad seal ikkagi, kui teevad suurt kogust, 3-4-5 tundi. Ja tegelikult sellel toidul siis on üks sarnasus ka meie hapukapsasupiga. Nagu igalt poolt kommentaaridest lugesin välja. Nii. Maitseb paremini järgmisel päeval. Okei, tule homme tagasi. Jah. Kas sa eilset suppi tahad? Jah, tule homme tagasi. Asjad on võluväel kuubikuks läinud. Jup. Potti õli. Mis õli sa paned siia? Mul on praegu Olio viinamarja seemneõli. Okei. See nüüd on oluline moment, et see peab kuuma kannatama, aine. Ja mul oli küsimus, et kas siis viinamarja seemneõli on nagu hea selle jaoks parem kui raps või? Ma nüüd ei oska öelda, kas ta nüüd parem on, aga... Kuuma kannatab rohkem. Ta sattus esimesena kätte ja ta kannatab rohkem kuuma, jah. Kui õli läheb kuumaks, paneme sisse vorsti, praeme läbi, siis paneme kana, praeme läbi, siis paneme maitset, siis paneme aedviljad, kuumutame läbi, siis paneme ruu, puljongi, maitseme ja jätame mõneks ajaks nad hauduma. Ja ma arvan, üks tunnikese pärast või sõltuvalt sellest keemisest, mis me siin saavutame, siis laseme krevetid ja krabi sisse ja peale seda maitseme uuesti ja siis teoorias varsti peaks saama süüa. Millega sa seda segad kõike nüüd? Oi, mul on siin üks niisugune hea puitlabidas. Sellega segab, saab kaugelt ja tänu Jaanile tegid suurepärase tööriista. Selle aasta otsast ma ei räägi, mida sellega on väga hea teha. Sellega on väga hea segada kaugelt. Ma mõtlesin, see on ka niisugune
nagu pikalt barbecue küpsetamine, kus sul on mingi hetk on, enamus ajast on sul kogu aeg niisugune manjana, kontrollib seda temperatuuri, siin käid, keerutad seda vorstirõngast seal niimoodi, tihu-tahu, vaha läks, pruunimaks keeran teise poole. Nüüd on viimane võimalus meil veel ümber mõelda, et kas teeme selle kumbo või lööme siia 4 praemuna sisse ja saame hommikusöögi. See on väga oluline moment, et kumbot tuleb tegema hakata hommikul, sest muidu ta ei saa valmis. Jah. Ma tegelikult arvan, et me nüüd muudame natukene seda käiku, me paneme siia nüüd praegu sibula ja siis paneme kana. Et karamelliseerida seda natukene. Jah. See suitsukana on ju valmis. Jah, ei saa ka meie üle ega ümber sellest karamelliseeritud sibulast. Jah. Proovime suurte tuules siis või? Nii. Juba? Kummutame läbi, tulevad maitsed paremini välja. Teine võimalus on veel see, et kui kodus kasutada loorberi, siis ma näiteks olen lasnud, kui on olemas see, crème brûlée põleti, siis lased sellega korra lehelt üle. Toob maitsed kõvasti esile. On või? Kuule, juba on hea. Ma hakkame sööma või? Tundub nii. Nii, nüüd on siis... No sibul on võtnud jumet külge. Jah. Nüüd on natukene kana, mitte nii palju, kui algusplaanis oli tõenäoliselt. Jah. Pott jääb väikseks sellele kumbole. Ma ei tea, ma peaks suurema potti võtma vist. No, meie sinuga sööme vähe. Jaa, aga meil on siin suud toita. Ja ilmselgelt, nagu kui sina seda kodus teed, siis võta suurem pott. Nii, sibul roheline. Ja petersell. Tšilli ka ju. Aga paneme tšillit algatuseks niisugune tagasihoidlikud 4 ratast. Et pärast poole saab 5 läks, Priit, 5. 1 läks enne juba. No siis on 5. Stew on tuksis. Maitseaine kord ei tule või? Nüüd tuleb maitseaine. Ta-da-da-da! Siin on maitstes seda, see on mõnusalt soolane. Üldiselt väga hea maitsega on. Teine asi on see, et ma tunnen siin hästi õrn vürts kuskil taustal, aga need on sellised vürtsiained, mis lähevad seal sees kuumutades. Nad lähevad kaotsi? Ei, nad ei lähe kaotsi, nad just tulevad esile. Nad hakkavad elama seal, mul on tunne. Jaa, aga mul on tunne, et ta siiski ei jää kuumutades nii tuline, kui me nagu kardame. Ja, seda kindlasti. Sellest kohast, kus ta praegu on liiga palju minna, et oleks jube tuline nagu. Nii, paprika ja seller. Kusjuures, olles lugenud kambo retsepte, siis need on väga olulised nende jaoks. Need 2 asja, see seller ja paprika. Nad küll vaidlevad paprika värvi üle. Et kes armastas punast, kes rohelist. Aga ma ei tea, mulle tundus see oranž siin sees nagu värvi mõttes vähe ägedam. Ma arvan, et rohelist helistad sellepärast, kuna roheline on kõige sellise rustikaalsema maitsega. Ja mis mulle nende koduste toitude juures tegelikult meeldib, on see, et
ega need osad toidud ei näe kunstipärased välja, aga neil on kuratlikult hea maitse. Kusjuures, no näeb ju ilus välja, kui sa praegu siia potti vaatad, see on ju lausa kaunis ju. Nii, nüüd see mögin siis. Ruu. No mis selle eestikeelne nimi on siis? Ei olegi. Ei olegi või? Kindlasti sina, kes sa vaatad seda videot, sul on võimalus mõelda välja uus sõna eesti keelde. Või siis, kui on välja mõeldud, oled targem kui Priit ja ütled, pole väga raske ülesanne. Ma ei julge seda väga palju panna. Selleks, et see hakkab ju töötama ka mingil määral paksendina. Aga ma tunne, et paneme veel. Mul on siinkohal üks oluline küsimus. No? Priit, kas see on esimene kord elus, kui sa kambat teed või? Ja ma olen suppi teinud. Kambosuppi siis? Kambosuppi, jah, koorene. Seal oli timmid pärast koorega ta siuksesse astmesse, nagu sul vaja on. Jah, mina söönud olen ka seda koorest varianti USAs. Oluline moment on see, et potil võiks gaas ka olla, on ju? Tead, ega ei ole väga vorstine. Aga noh, selge on see, et kui me paneme selle ahjul nüüd kaane kinni, siis me peame natukene tuld maha tõmbama, eks ole, et ta siia päris keema ei jää meil, et ta jääb podiseb vaikselt podisema, jah. Mul on tunne, et siia võib ka veel kohe seda juurde panna natukene. Esimene võidmine andis sellise tunde. Aga noh, tore teada saamine tuleb tõesti tunni peal, kui kõik on juba natukene... Oma maitset andnud, jah. No, vähe teistsugusem kui vorstikaste. Aga no, toores. Vähe teistsugusem vorstikaste. No, seda ikkagi paneks natsa veel. Ja nüüd on kõik, nüüd lööme kaane kinni. Selleks, et siia tuleb veel ju lisaks tuleb veel krabi ja krevetid, mis annavad veel omakorda maitset. Nii, head küpsemist. Ja paneme natsa. Paneme ta, oota korraks, tõmba täitsa nagu enda poole. Dreamfire ahjuga on see hea trikk, et kui sa paned ta siia keskele, sildi keskele tõmbad selle, siis ta on täiesti avatud. Ja noh, kui me tahame mingisugust temperatuuri hoida, siis umbes nii on. Ja alt keerame ka mingi mõne näpu peale või noh, ütleme siis, ei mitte nii, mõne näpu peale. 3 on mõni, Priit, 3. Okay. Palju on köögis, see on nagu see, et sörts konjakit. Palju on? Ma ei tea. See on natuke rohkem kui törts. Kas tegelikult on niimoodi, et sa peaks jälgima seda potti, et ta ei keeks sul, vajadusel tõmba siis tempi maha, sealt alt tõstab pott üles ta niimoodi vaikselt. Mitte niimoodi nagu hullumaja puhvet, vaid niimoodi vaikselt. Et kui ta niimoodi rahulikult ja vaikselt haudub, siis kõik asjad annavad oma maitset sinna vedelikku oluliselt paremini ära. Muidu keedame lihtsalt välja. Jah, okei. Aga näeme mõne aja pärast. Priit, kaua meil möödas on? Tund. Mingi tund ja peale natukene. Ja no tšekime. Ja see on, kõik on väga pehme või? Kõik on. Võtan siit selleri, mis tavaliselt on kõva. Ja. Valmis?
valmis. aga mitte valmis, vaid valmis järgmiseks operatsiooniks. Seafood time. Ja meil on neid krevette nii palju, kas paneme kõik ära või? Ei tea, kui mahub. Krabi ka tahab minna ju veel. Meil on see... See on juba puhastatud, siin on sõra seest või jala seest võetud liha. Ja siis on mass. Ja siis on puhastatud niisugune. Me ütleme ära ka, olgem ausad, see on keedetud liha. No. Jah. Et kui, kuna me ühtegi mereelukat seal enne sees ei olnud, siis oli üsna siuke väga võimsa maitsega vorstikaste. Ja nüüd siis keedad põhimõtteliselt siia sisse meremaitse või? Jah. Aga mul on tunne, et me peame natukene... See on siis see puljongi segu, mis sul oli? See oli puljongi segu, jah, et... Läks natuke liiga võimsaks. Mõni liiter suurem võiks olla see pott. Nii. Aga meil on suuremat potti, lihtsalt me ise ei võtnud seda. Jah. Jah. See on tuli kuum praegu lihtsalt. Laavat topin suur. Korra ei ole, need krevetid tegid asja nagu jahedamaks. Väike muutus. Aga... Vaatame natukese aja pärast, aga mul on endal tunne, mis nüüd küll klassikaliselt ei käi siin sees. Aga ma paneks, natukene pigistaks võib-olla laimi sisse. Aga see on viimasel hetkel. Hapukat ise loomu anda talle? Jah, natukene, jah. Okei. Et ta on niisugune, tegelikult on ta ikkagi jõhkralt tummine ja toitav asi. Kas, kui kaua nüüd? Ma arvan praegu üks mingi veerand tundi. Ja siis... Veerand tundi 20 minti ja siis on rusikad pihku ja ma arvan, et vuhveldama. Teeme selle piduliku hetke. Mis see pidulik hetk tähendab? Seda. Kuule, see lõhnab hoopis teistmoodi juba. Jah. Oi, kui teistmoodi kohe. Ma juba, olgem ausad, salajaga maitsesin. Ja kas maitseb ka siis täitsa teistmoodi juba või? Jah. Nii, ja nagu jutt oli, siis seda päris kambot serveeritakse... Riisiga. Mis asi see roheline seal sees? Panin peterselli. Okei. Hea, et ei pannud. Seal ei kasutata seda nii väga. Seal on lihtsad inimesed. Kusjuures kasutavad päris palju. Mitte selle osariiga omad, aga Ameerikas üldse nagu on jube popiks saanud. Aga seal osariikides on lihtsad inimesed. Me võtame ka lihtsalt Jaani puulusikaga ja... Jah. Ja serveerimisaeg. Nii, nüüd on veel siis laimi koht tegemata või? Proovime. Võta sa ka käsikaadri tagant. Ja maitse, kas on vaja? Mulle tundub, et tegelikult äkki ei ole isegi vaja. Täitsa pekis, kui täiesti teine maitse nagu ja ma ei paneks siia laimi. Ma ka ei hakkaks seda nüüd rikkuma enam. Seda on, need krevett ja krabi on teinud nagu puhta töö. Üli heaks. Kui enne oli vahepeal endal nagu kahtene tunne, mis kuradi vorsti siis on, mida sa siin teed, siis praegu sellest ei ole enam haisugi. Aga kõik need head maitsed on kaasa tulnud. No, olgem ausad, eks ta meil natukene
hästi krevetine on ka, et ja, aga see on ju hea. tõehetk. Ristame lusikad ja Tõehetk. ründame seda rooga siis. No nii, cheers. Kurat, see on toitev. See on jõhkralt toitev. Ma pean ütlema, see vürtsid on natukene välja tulnud, aga see on niisugune taga kuskil natukene kuumust. Ehk siis ei midagi erilist. Aga niisugune mõnus. Ei, noh, mina söön, järelikult saavad kõik seda süüa. Vorst. Mis sai suitsuvorstist? Mul on see. Kõik maitsed on segunenud kastmes. Suitsukanal on veel oma maitset. Suitsuvorstil on veel oma maitset. Ja krevetil on oma maitse, aga kastmes on kõik niisugune pidu ja pillarkaar. Kirjutad alla või? Kirjutan alla. Ma ka kirjutan alla, väga maitseval midagi ei ole öelda. Väga... Ma peaks ütlema, väga erinev sellest, mida meie oleme harjunud sööma. Võib-olla selliste nii-öelda pundisöökidena, eks ole, või õhtusöökidena. Aga mitte halb erinev, vaid nagu väga mõnus erinev. Teistmoodi. Teistmoodi, aga hea teistmoodi. Hea teistmoodi. Mitte see ingliskeelne, see looks interesting. Mitte see. Ehk siis järjekordne retsept, mis ei läinud tuksi. Tehtud. Jah. Tšau. Tšau.